Tere, mina olen Erle Eenmaa ja minu teema on siis omakaitse ja naisomakaitse 1944. aasta sügisel. Minu seos ajalooga, ajaloo uurimisega ei ole päris igapäevane, aga ma olen siis naiskodukaitse ajaloo toimkondades ja olen Tartus lõpetanud ajaloo eriala ja keskendusingi just Eesti ajaloole ja lähiajaloole. Ja see teema, mida ma siis lähemalt uurisin, oligi Eesti omakaitse 41–44. Et selles mõttes oli hästi huvitav see teema nüüd uuesti ette võtta, endale meelde tuletada, sest minu töö kaitsmisest on juba peaaegu 15 aastat mööda läinud. Aga sissejuhatuseks, et kuidas ma üldse kunagi selle teemani ise jõudsin, siis läbi oma perekonna ajaloo uurimise. Et siin pildi peal on minu vanaisa, kes kuulus 30-ndatel Kaitseliitu. Harju Malevasse oli seal rühmaülema ametikohal ja liitus siis 41. aasta suvel kohe omakaitsega. Tegutses seal siis kuni okupatsiooni lõpuni ja Nõukogude võimu taaskehtestudes siis 44. aasta sügisel ta ka kohe arreteeriti. Mõnda aega ta veetis siis Patarei vanglas ja mõisteti siis süüdi riigireetmises. Et üks paragrahv siin on ka siis konkreetselt just organisatsiooniline riigivastane tegevus. Et kaua ta seal vangilaagris vastu ei pidanud, et ta suri 46. aasta maikuus. Nii nagu kopsupõletikku öeldi vähemalt minu vanaemale niimoodi, aga seda kunagi ju ei tea. Aga ma hakkasin huvi tundma, et mis see omakaitse siis oli, mis organisatsioon see oli, miks ta sellega liitus, mille eest siis sellist kõrget hinda tuli maksta. Ja selleks, et sellest aru saada, et miks siis nagu tema ja paljud teised eestlased massiliselt siis omakaitsega liitusid, tulebki siis alustada sellest 41. aasta suvest. Et seda perioodi siis nimetatakse suvesõjaks ja üldiselt on selle kohta seda ajaloomaterjali suhteliselt hästi. Tänu juba sellele, et need omakaitse liikmed ise hakkasid selle ajalooga tegelema, et hakkasid juba ise oma organisatsiooni ajalugu koguma, et hiljem ka omakaitse peavalitsuses loodi ka ajaloo jaoskond, kus konkreetselt ajalooga tegeleti. Et maakondade ja piirkondade lõikes on see omakaitse nagu loomine nagu üsna hästi nagu kaetud. Aga üldiselt jah, võib selles mõttes öelda, et see 41. aastal siis omakaitse liitumine oli siis põhiliselt, peamiseks põhjuseks oligi siis vastupanu liikumine esimesele Nõukogude võimuaastale. Juunis 40 oli siis Eestis toimunud juunipööre ja 41. aasta juuni küüditamisega väga paljud eestlased, sealhulgas ka siis aktiivsem ühiskonnakiht, kaitseliitlased, naiskodukaitsjad represseeriti ja nendest repressioonidest siis kasvas välja metsavendlus ja metsavendlusest kasvas välja partisani sõda. Algselt oli see selline siis, see oligi siis juba enne Saksa vägede jõudmist olid siis omakaitse liikmed juba väga paljudes kohtades ja maakondades alad ise vabastanud. Ehk siis kui juba sakslased jõudsid, siis neil ei jäänudki muud üle, kui need üksused oma sõjaväestruktuuridele allutada. Ja nendest üksustest siis moodustatigi Eesti omakaitse. Et tegelikult jah, sellise üleriigilise sõjalise võimu tekkimine ilma mingisuguse keskse juhtimise või käsu või korralduseta oli üsna märkimisväärne, tähelepanuväärne saavutus. Ja see oligi, võib öelda, et see oligi eestlaste enda siis spontaanne algatus, et seista vastu siis esimesele Nõukogude võimu aastal nähtule ja nendele repressioonidele. Millega siis omakaitse tegeles kogu selle Saksa okupatsiooni vältel? Peamiseks ülesandeks oligi siis tagada kogu Eesti alal korda ja julgeolekut. Selleks korraldati haaranguid Nõukogude partisanide vastu, teostati valveteenistust maanteedel, sildadel, olulisemate sõjaliste objektide juures.
Näiteks valvati siis raudteesildu, ladusid, samuti vallamaju ja muid asutusi. Korraldati haaranguid Eestisse jäänud punastele. Oli ka erinevaid politseilisi ülesandeid, eriti 41. aasta suvel ja sügisel. Olid ka mõned palgalised omakaitseüksused, mõnda aega tegutses ka piiri omakaitse. Aga tegevus hõlmas ka liikmetele väljaõppe korraldamist, laskeharjutusi, tehti koostööd Eesti Rahva Ühisabiga. Lisaks taastati näiteks 40. Nõukogude aastal hävitatud Vabadussõja mälestusmärke. Kokkuvõtlikult oligi tegemist siis vabatahtliku julgestusorganisatsiooniga. Nüüd omakaitse liikmed suures osas võtsid siis selle omakaitse juhtimise üle endised metsavendade juhid, kes olid siis ka endised kaitseliitlased või kaadrisõjaväelased. Ja struktuurilt jagunes omakaitse malevateks, mis siis kogu selle territoriaalsel põhimõttel kattis kogu Eesti ala. Ja ta sisuliselt oli peaaegu üks ühele siis endise Kaitseliidu malevate süsteem. Liikmelisus oli vabatahtlik teatud ajani, 43. aasta suvel tehti osaliselt omakaitseteenistus kohustuslikuks, aga 43. aasta jaanuaris oli organisatsiooniga vabatahtlikult liitunud üle 42 000 liikme. Nii et võib öelda, et tegemist oli ikkagi vabatahtliku massiorganisatsiooniga. Kõige enam oli omakaitselasi Virumaal, Järvamaal, Viljandimaal. Linnades oli osakaal üldiselt väiksem. Ja oluline ka seda välja tuua, et allus küll omakaitse siis Saksa okupatsioonivõimudele, aga Eesti omavalitsuse süsteemis loodi siis ka eraldi selline keskne juhtorgan. Algselt oli politsei ja omakaitsevalitsus ja hiljem siis omakaitse peavalitsus. Ja see allus siis administratiivselt Eesti omavalitsusele. Ja see omakaitse peavalitsus oligi siis eestlaste enda juhtorgan ja see andis teatava sellise iseseisvuse Eesti selle organisatsiooni töökorraldusele ja struktuuri ülesehitamisele. Ja malevate tasandil ja peastaabi tasandil olid ka juhid endised siis Eesti sõjaväe või Kaitseliidu kogemusega. Nii et suure osa kogu sellest tuumikust moodustasid ikkagi kaitseliitlased, endised kaadrisõjaväelased ja võib öelda, et tänu sellele Kaitseliidu kogemusele üldse suudetigi 41. aasta suvel ka nii kiiresti maakondades ja kohtadel organiseeruda. Naisomakaitse ajalugu on nüüd palju kehvemas seisus, kui võrrelda nüüd omakaitse ajalooga. Ja seda seetõttu, et see naisomakaitse eksisteeris mitteametlikult suurema osa ajast. Et on küll mõningates maleva dokumentides säilinud üht-teist infot naisomakaitse kohta, aga valdavalt siiski mitte. Näiteks on aprillis 1942. aastal Tartumaa maleva staabist läinud välja selline telegramm, kus on kirjas: kuna naisomakaitse kui eriorganisatsiooni ellukutsumiseks puudub ametlik alus, siis naisomakaitse juhtide ametisse määramised ja liikmete vastuvõtmise käskirjad jäävad ära. Kuna edaspidise korraldusist tulevad naisomakaitse juhid esitada omakaitse juhatajale tavalises korras käskirjas avaldamata. Aga üldiselt võib öelda, et naisomakaitse sarnaselt omakaitsele organiseerus siis suvesõja ajal ja baseerus samamoodi suures osas siis endisele naiskodukaitse kogemusele. Sakalamaa omakaitse ajaloo aruandes näiteks seisab: olles ühiste muredega metsas peidus, võtsid naised ka siin vana harjumuse kohaselt toitlustamise ülesande enese kanda ja abistasid metsavendi veel sidepidamisel ja teadete muretsemisel. Lahingupäevade ajal võtsid naised osa sanitaarteenistusest ja jällegi nii harjumuseks saanud tegevusest toitlustamisest. Et kui seda infot leida, siis üht-teist leiab tolleaegsest ajakirjandusest. See on küll ka killustatud, aga siiski midagi leiab. Et näiteks siin on näha, et 44. aasta märtsis on siis mindud appi mobilisatsioonile toitlustama. Ja kusjuures on siin ka siis kirjas, et need kogemused on siis omandatud kõik endise naiskodukaitse
endises Naiskodukaitses massitoitlustamise kogemused siis. Ja 44. aasta 28. märtsi Lääne Sõnas teavitatakse lugejaid, et laupäeva õhtupoolikul toimus Haapsalu Naisomakaitse poolt esimene küpsiste valmistamine, mis oli mõeldud rindepakikestesse panemiseks. Et seda rindepakkide koostamine, nende väljasaatmine, sellega seoses tuleb ka päris palju infot Naisomakaitse kohta, kuigi seda tehti ka osaliselt omakaitsemeestega koos. Et see Naisomakaitse ajaloo uurimisel mul muidugi hea meel, et Naiskodukaitse ise nüüd on võtnud sellise kandva rolli, ma arvan, et me oleme seda ise kohtadel oma ringkondades omajagu nüüd uurinud ja kindlasti leidub seda materjali veelgi ja saab ka see peatükk kaetud rohkem. Nüüd 44. aastal siis hakkasid käskirjadesse need Naisomakaitsejuhid ilmuma. Ja selle põhjuseks on siis kolonel Sinka, kes oli siis omakaitse ülem, tema korraldus 43. aasta detsembrist, millega siis kutsuti Naisomakaitse ametlikult ellu ja see pidi siis formeeruma veebruariks 44. Ja seda siis plaani kinnitab ka, et oli plaan korraldada siis üleriigiliseks ametlikuks organisatsiooniks. Seda plaani kinnitab siis ka Naiskodukaitse endine pikaaegne esinaine Mari Raamat oma mälestuste raamatus, et temale siis pakuti Naisomakaitsejuhi rolli. Raamat aga keeldus sellest. Naisomakaitse ei jõudnudki tegelikult siis üle-eestiliseks organisatsiooniks välja kujuneda, et sõda jõudis enne Eesti pinnale, aga mõningad nimed on siis siin võimalik siiski välja leida arhiivdokumentidest, et Tallinna malevas siis esinaiseks Aino Anni, Viru malevas Hilda Reemet, Petserimaa malevas Helmi Grüntel ja Võrumaa malevas Elisa Readur. Äh, 1944. aastal alguses mobiliseeriti siis kuni 40-aastased mehed üldmobilisatsiooniga ja omakaitseteenistusse kutsuti kuni 60-aastased mehed. Et see mobilisatsioon nüüd vähendas omakaitse ridu üsna oluliselt, aga omakaitseüksusid hakati siis kasutama ka kaitselahingutes. Juba veebruaris kasutati omakaitsemehi Narva rindel ja kui Punaarmee siis tungis Kagu-Eestisse, pandi alus ka omakaitse lahingpataljonide loomisele, mis siis hiljem siis koondati rügementideks. Üldiselt kõiki neid omakaitse lahingpataljone kirjeldab selline pigem nagu madal võitlusvõime, et selleks juba esiteks see, et olid siis jäänud need mehed, keda ei olnud kas siis tervislikel või muudel põhjustel mobiliseeritud Saksa sõjaväesse ja teiseks oli neil ka relvastus üsna vananenud ja kirev. Ja malevad siis likvideeriti seoses siis sellega, kuidas siis rinne edasi liikus. Ja kui 44. aasta sügisel oli siis Nõukogude okupatsioon taas kehtestatud, algas siis inimjaht Saksa sõjalises üksustel olnutele ja kaasa arvatud ka kuulusid vahistamisele siis omakaitsesse kuulunud mehed ja naised. Küll aga iseloomustab seda, et omakaitse kõrgemast juhtkonnast väga suurel osal õnnestus põgeneda. Mul on siin välja toodud nüüd peastaabi ohvitserkond. Kõige esimene omakaitse peadirektor oli siis Johannes Sooda, ta oli küll lühikest aega. Hiljem oli ka Saksa Eesti leegionis ja teistes üksustes, aga temal siis õnnestus põgeneda Saksamaale, liikuda edasi USA-sse ja hiljem ka Saksamaale tagasi. Eduard Reissar, kes oli pikka aega organisatsiooni juht, tema lahkus samamoodi Saksamaale. Viimane omakaitse peavalitsuse ülem Arnold Sinka põgenes Saksamaale, kust liikus edasi Austraaliasse. August Kiidla ja Mihkel Hennoste, kes olid siis, mõlematel olid siis jaoskonna ülemate erinevad rollid, et ka neil siis õnnestus põgeneda.
Paul Hinno, Theodor Kalberg, August Jaakson olid ka samamoodi peavalitsuses osakonna ülematena tööl, et nemad põgenesid kõik Rootsi. Ja malevate ülematest, et ka väga-väga suurel osal siis õnnestus põgeneda. Johan Paul, kes oli viimane Tallinna omakaitseülem, lahkus Saksamaale, hiljem Kanadasse. Joosep Lääne, kes oli nii Narva kui ka viimane Harjumaa omakaitseülem, liikus siis Saksamaalt edasi USA'sse. Ja sama tegi siis ka Järvamaa viimane ülem Johannes Jaagund. Lääne omakaitseülem August Kõrgma, Saaremaa omakaitseülem Peeter Kangro ja Pärnumaa omakaitse viimane ülem August Sander lahkusid kõik Rootsi. Sakalamaa pikaaegne malevaülem August Pori taandus Saksamaale, liikus edasi USA'sse. Võrumaa omakaitseülem August Iivel põgenes Rootsi. Ja Tartumaa omakaitseülem Hugo Jaanson ja Virumaa malevaülem Jakob Vaska said siis samamoodi põgenema. Et üsna suur osa ikkagi. Punaste kätte langes aga Jaan Maide, kes oli siis ka pikka aega omakaitse peavalitsuse direktor ja hilisem siis abidirektor. Temale mõisteti surmaotsus, mis viidi täide 1945. aastal Moskvas. Hengo Tulnola, kes oli siis ajaloojaoskonna ülem, tema saadeti Siberisse, aga naases hiljem kodumaale. Ja Paul Lilleleht, kes oli Pärnumaa omakaitse viimane ülem, varjas ennast pikalt, kuni lõpuks siis ta ka arreteeriti ja lõpuks ta ka suri. Mõisteti süüdi ja suri ka Venemaal. Naisomakaitse liikmetest ma ise olen nagu tutvunud 2 arreteerimistoimikuga, kus siis Kõpu valla naisomakaitse esinaist ja esinaise abi siis süüdistati just nõukogude vastases tegevuses ja peamine süüdistus oligi nende tegevus seal naisomakaitses. Et nendele mõisteti siis ka samamoodi vanglaga karistus. Põgenenud naisomakaitsetest tahaksin välja tuua siis viimast siis Tallinna naisomakaitse esinaist või juhti Aino Onnit. Et tema siis lahkus läbi Saksamaa New Yorki, aga tegemist oli hästi sellise haritud, hästi sellise ühiskondlikult aktiivse naisterahvaga. Ta oli Naiskodukaitse liige alates oktoobrist 1927. Ülikooli aastatel ta tegutses siis Tartu ringkonnas, oli 4. jaoskonna sekretär ja jaoskonna abiesinaine. Ja 1937. aastal sai siis temast Tallinna ringkonna kergedivisjoni jaoskonna esinaine. Tal oli siis Valgeristi 3. klassi kavaler. Ja tema abikaasa Heino Onni oli siis kergedivisjoni malevkonna pealik. Abikaasa arreteeriti 29. juunil 1941 Tallinnas. Talle mõisteti surmaotsus riigivastase tegevuse tõttu ja süüdistati siis Kaitseliitu kuulumises ja osavõtus 24. aasta mässu maha surumises ja nõukogude vastases propagandas laagris. Aino Onnil õnnestus põgeneda siis Saksamaale koos poja Aarnega. Ta töötas Gunzenhauseni põgenikelaagris õpetajana ja valiti seal ka eestlaste ajutise komitee liikmeks ja laagri juhataja abiks. Ta emigreerus koos pojaga 49. aastal New Yorki ja 50. aasta rahvaloenduse ajal elas siis koos pojaga Bronxis. Korraldas New Yorgis ka Eesti päevi ja töötas üle 20 aasta siis suurettevõttes ostujuhina. Ja samamoodi siis põgenes ka Virumaa esinaine Hilda Reimet Rootsi
ja Petserimaa maleva esinaine Helmi Grünthal minu andmetel põgenes USA-sse. Et siin ma olengi sellise viimase slaidina toonud välja siis sellise tsitaadi, mille ma leidsin Naisomakaitse Petseri naiste töökoosolekult, kus nad arutasid, kuidas nad saavad olla abiks sanitaaralal, kuidas nad saaksid toetada kohalikku välihaiglat. Ja sellele oli siis alla kirjutanud Petseri Naisomakaitse esinaine Helmi Grünthal 1944. aastal. Et aeg on tõsine, aga ületame need. Et see kuidagi iseloomustab minu jaoks sellist Eesti naise, naiskodukaitse visadust ja oskust tulla toime raskete aegadega, et on küll keeruline ja on küll raske, aga me saame hakkama ja me oleme olemas. Ja siin pildil on näha ka Helmi helesinises naiskodukaitsekleidis 1938. aastal, et oli siis Petseri ringkonnas ka abiesinaine, et see kõige vasakpoolsem. Et seda ma tahaksingi seda rõhutada omakaitse ja naisomakaitse puhul, et see oli tegelikult väga suures osas kaitseliitlaste ja endiste kaitseliitlaste, endiste naiskodukaitsjate soov kaitsta oma riiki repressiivse Nõukogude võimu eest. Ja lihtsalt nad ei saanud seda teha, eks oma riigi värvides. Aitäh!